täna on selles mõttes põnev päev, et ma põhimõtteliselt salvestan mitu korda seda juttu, aga see ongi hea. Saab natuke harjutada ja proovida. Tahtsin rääkida sellest, et luuletakse kirjanikuks ei saa õppida. Nagu kunstnikuks ei saa õppida. Tähendab, kunstiülikoolis saab omandada mingisuguseid tehnikaid, mingeid mõtlemisviise, mingeid vahendeid ja muidugi areneda ja teiste inimeste seltsis kasvada. Aga see ei tee kunstnikuks kedagi. Et kunstnik peab mingis mõttes nagu olema, kes see oligi, kes kunagi ütles, et kui sa ei tee esimesel korral kunsti, siis sa ei tee kunagi. Või siis tõesti peab see teekonna läbima ja saama kunstnikuks või kirjanikuks, et selles mõttes see on selline pikk ja veider rada. Ja ühesõnaga, kindlasti peab seda asja tegema. Kirjanikuks olemise, luuletajaks olemise üks põhiline alus on, et sa kogu aeg loed, et sa kogu aeg kirjutad, et sa elad teksti sees, eks ole, non dine sine linea, et sa elad kulgemises, ridades, keeles. On selliseid looduslikke metsikuid andeid, kes suudavad kirjutada niiviisi, et nad haaravad õhust ja teevad hästi natukene ja see natuke ongi juba äge. Aga siia juurde käib ikkagi selles maailmas elamine, sellest läbi imbumine ja see loobki kirjanduse, see loobki selle mõtlemisviisi ja olemise. Mul on mitu inimest elus öelnud, et kui tahad jooksma õppida, siis peab nagu jooksma kõige parematega, eks ole, et see ei tee trenni mitte lombakatega, vaid nendega, kes on kõige ägedamad. No ja sama näiteks, eks ole, võitluskunstidega, et sa ei saa õppida võitlejaks, kui sa päriselt ei võitle, kui sa sellega kokku ei puutu. Samamoodi luuletamisega, et kui sa ei tee seda, kui sa ei katseta seda laval inimeste ees, ma väga igatsen publiku kontakti, ma kohe tunnen, et ma lähen sisimas rooste, et on keeruline tekstiga kontaktis olla või seda niiviisi esitada, kui sa ei saa seda proovida inimeste peal ja inimeste silmades ja näha seda reaktsiooni, et tekstide testimine on palju raskem niiviisi. Aga mul vedas, ma läksin ülikooli aastal 1997 ja meie kursus, need inimesed, kes kokku tulid, olidki mingis mõttes, ütleme, selles parimad selles, mis nad tegid, et meil sattus samale kursusele Ivar Sild, üks mu lemmikluuletajaid ja olulisemaid toetajaid, siis Wimberg, kihvt vastuoluline, intrigeeriv kuju, siiamaani väga põnev kirjanik, Maria Mürk, keda te praegu teate Kätlin Vainola nime all, siis Veronika Kivisilla, kes oli tollal peamiselt muusik ja laulik ja kes kasvas aja jooksul kirjanikuks. Ja võib-olla, et esialgu kõige rohkem tuge nii-öelda kirjanduse mõttes oli mul Ivar Sillast, kes on siiamaani mulle väga tähtis luuletaja ja kes kuidagi tuli kohe kaasa minu maailmaga ja sellesse sisse. Ja nüüd on ta küll kriitiliseks kasvanud minuga, aga algusest nagu vaimustunud, ma ju ei saanud kuskilt tagasisidet vastukaja, et mul oli ainult siiamaani öeldud peamiselt, et need luuletused, mis ma kirjutan, ei ole väga luuletuste moodi. Et ma lugesin ka imelikke luuletusi, tegelikult täitsa tavalisi luuletusi, lihtsalt inimestel on niivõrd palju kinnisideid, milline luule peab olema ja paljud jaoks on see selline riimikolksutamine või mõne jaoks on selline eneseküllane kujundite lõpuni lahendamine. Minu jaoks on see ikkagi ka vabadus ja mäng, et kui sul ei ole seda lusti ja hullust luules, mis luule see siis on. Ja tollel esimesel kohtumisel 97 suvel juulikuus Ivar kinkis mulle kohe oma esimese raamatu, siukse. Ja ma loen siit viimase teksti. Kivisisalikud, pruunid saledad vilkad neegritarid tantsivad kuutantsu ümber suure kivi.
Kivisisalikud limpsavad kaheharuliste keeltega higi külma laubapäevt. Tõuseb päike, kuu tukub pohmellis kivi kõrval porilombis. Kivi soendab, tuleb Donatello ja puistab ta pääle sisaliku kujukesel. Donatello lahkub, tulen mina. Sisalikud kaavad halli kivi sisse. Sabad veavad laubale vaod. Vagudes voolab violettne higi. Ja ühest tema uuemast raamatust Taas kasutu. Ma sain aru, et see raamat on päris hästi läinud, seda on tema enda käest palju ostetud ja see on tähelepanugi äratanud siit üks oluline tekst. Vaikimise ja vaikuse kohad. Kes te tahate, et ma vaikiks? Ja mõned teised ka. Mõnikord olen ma tõesti tumm, eriti kui mu sisimlaps on haiget saanud. Mõnikord ma röögatan enne, kui jooksu pistan, ma tõesti veel tunnen ja piinlen. Sellises vanuses võiks juba ju tuimalt tühmelt jõllata USA märulit, Itaalia ponnot või kodumaised sisutuid seepe. Sellises vanuses võiks juba ju lüüa kirve jalga, naeratada, keelde hammustada, vappe külmadetagi. Mõnikord ma olen tõesti tumm. Kellegi lein mu juures, vaikin kui võin, sõnad ei. Ka siis vaikin, kui abituks muutunud mõistus ja meeled tigedast suminast. Keldris on üsna vaikne, kui seal just hiiri pole. Metsas on üsna vaikne, harvil hetkil enne äikest. Vee all võib vaid vererõhu kohin häirida. Teki all on ka üsna vaikne, kui sa just ei nihele ega norska. Vaikus on võrdsustav, kui kõik on vait. Ühes riigis me vaikisimegi. Kes ütles, see viidi. Sest kaunis riigis oli meie rahvuski saladus ja tahe. Kes te tahate, et ma vaikiks ja mõned teised ka. No aga laulge mind kurdiks või karjuge gaasikus noaga üle kõri, aitaks vast ka. Ja umbes samal ajal avastasin ma, et juba siis 97 sügise poole, et sealt samas üle tei on kolinud või elanud õieti juba aega luuletaja Kalju Kruusa, kes oli ka pedas või Tallinna Ülikoolis õppimas ja Kalju Kruusast sai mulle suur abimees, ses suhtes ta oli esimene, kes nagu tegi konstruktiivset kriitikat, ta on nii heatahtlik, nii vaikne, rahulik inimene, aga ta oskab nagu ütelda sulle ettevaatlikult ja valu tegemata, et need tekstid pole nii head, et see ei tule. Ja ta ütleb seda niiviisi kuidagi kaude ja viisakalt. Tollal oli ta rühmituses Õigem valem, väga kihvt rühmitus. Seal esialgses koosseisus oli veel Elo Viiding, üks mu lemmikautoreid ka ja Jan Kaus, Fagira de Morti ja Juku-Kalle Raidid ja teate vast ajakirjanikuna paremini, väga kihvt luuletaja ka. Fagira de Morti, võib-olla olete näinud oma pokaalikujulisi luuletusi, ta on sellise romantilise, iroonilise, kummalise, nii-öelda mänguliselt nostalgilise, aga samas sarkastilise luulelaadiga väga kihvt autor ka. Ja tähtis mulle, aga ma loeksin praegu Kalju Kruusalt Õigema valema ühisraamatus ilmunud ühe teksti, mis on mulle väga oluline olnud. Kuid kas on mu kallist raskemeelsust? Me tuba on hele. Ses antakse turmtuld. Aken avaneb mustasse, sääl palub pime. Selline ilm, et inimesed 20 aastat hiljem vaatavad päevapilti ja ütlevad, vanasti paistis alati päikene, isegi keset tööd. Ronin aina kõrgemale oma elevandiluutornis. Saabub suvi ja troopiline ööpimedus haigutab mulle oma hambapasta hingust. Olen torni tipus, allinnast vaevu paistavad ohutud torantsid ja sinised tuled. Jõgi kui pikk paar sametpükse. Vaan oma keharaskusega, kuid kus on mu kallis raskemeelsus kujuteldavale rõdukiirtele, mis annab järele aimamatute asjade käitumises. Kukkuda on kerge. Tunnen pigem tableti lahustumisena veeklaasis. Mainaasega nagu jojo. Keskööl kihutan oma tulipunases pisikeste rattakestega keertugitoolis 1999. korruse rõdult pilvitusse pidetusse. Enesetapete tipptund.
ukse vahelt on kuulda Charlie Parkerit mängimas Night in Tunisia. Juhuslikult mängimas, sest ta lihtsalt mängib. Mu aken, must ruut, kuid miks ei ole mu kallist raskemeelsust? Miks ilm on nii ilus ja muusika mängib nii ilusasti ja meil on inimesi külas, kes on kõik ka ilusad ja kes ei ole külas, on ka ilusad. Kalju Kruusa on selles mõttes kihvt, et ta jälgib täpselt seda põhimõtet, mis minu peas ka on, et kõik luule on tegelikult üks, kõik luuletajad teevad ühte sama suurt asja. Ja see üks sama suur asi on inimeseks olemise asi, see on sama nagu leiva teenimine, see on sama nagu magamine, see on sama nagu laste saamine, see on olemasolu osa. Luuletamine on töö, hingamine, rõõm, kurbus. See on inimkonna üks viis, kuidas inimeseks olemist mõtestada, väljendada. Ja Kalju Kruusa raamatutes muide ei ole nii, et kõik luuletajad on ühtmoodi head. Seda ammugi mitte. Kõik ei kirjuta sama hästi, kui ma ütlen, et kõik luule on üks, et me kõik kirjutame luuletajad sama asja, see ei tähenda seda, et kõik luuletajad oleks sama head, vaid sama geniaalsed või ägedad, et see aga me kanname nagu sama vaimu või traditsiooni, eks ole, ja me elame selles erinevalt, aga see on ikkagi see maailm, mida me jagame. Ja Kalju Kruusa tõlgib väga paljudest keeltest ja ausalt ütelda, ta on väga tagasihoidlik, ta kunagi ei ütle palju keeli, ta siis oskab, aga neid keeli on ikkagi julgelt üle 10, millest ta on tõlkinud ja ega ta nagu, ta on lihtsalt väga tore, hea inimene, et ta ei hakka kunagi poosetama oma keelte oskusega, aga tema raamatutest alati peaaegu pool on tõlked ja see on äge, et sa saad korraga osa nagu mitme luuletaja maailmast ja samas sest Kalju enda lugemusest, tema arusaamadest ja luule tõlkimine ongi ikkagi uue luuletuse tegemine väga sageli, et sa luuletad teise keele ja teise inimese mõjul oma keeles uuesti. Ma loodan, et ma kuidagi hääldan selle sinna kanti. Who She on kirjutanud teksti Uned ja luuletused. Kõik on tavalised kogemused. Kõik on tavalised pildikesed. Juhuslikult tulvavad unedesse. Muutlikult ilmuvad uudsetes mustrites. Kõik on tavalised tundmused. Kõik on tavalised keelendid. Juhuslikult kohtavad luuletajat. Muutlikult ilmuvad uudsetes värssides. Purjus olnud mõistad joogi kangust. Armastanult mõistad tunde kaalu. Sina ei saa luua minu luuletusi, nagu mina ei saa näha sinu unesid. Tõsiselt hea raamat, 10 kükki. Väga soovitan. Ja täna tuleb selline lühem video, sest et ma pean tunnistama, et ma salvestasin seda juba 2 korda ja ise tehnilise idioodina tegin endale kurja ja kahju. Ma loen ka teise õigema valema tüübi Jan Kausi ühe teksti, mida mulle meeldib hästi ette lugeda. See on ka ühest minu jaoks väga tähtsast raamatust, Jan Kausi miniatuurid. Kas see on luule, kas see on lühiproosa, mis see, ühesõnaga see ongi selline žanri küsimus, miniatuurid või proosapoeemid või antud juhul see on peaaegu följeton või anekdoot, see tekst. Ja Janiga koos umbes 10, natuke rohkem aastat peale seda, kui ma olin juba Ivarit ja Kaljut kohanud ja nendega jaganud luulemaailma nii, siis Janni ja Pirk Rohelinnu ja Martin Sookoelaga ja muidugi mu väga hea sõbra Siim Aimlaga tegime Kabaree Interruptuse nimelist luuleteatrit. Mõnikord me harjutasime nädalaid üheks luuleõhtuks, et need oli ikkagi peaaegu etendused ja siis ma nagu sain aru, et ma olin arvanud, et ma olen siuke rock'n'roll, tulen ja loen tekstid ära ja et see kõik töötab kõik ikka, et saab nagu veel põhjalikumalt ja süvemalt, et nagu praegu ka, et ega ma ei ole selles mõttes õppinud näitleja, süvenenud näitleja, eks ole, et ma ei ole seda teed liikunud, kuigi see maailm on mulle ka põnevust pakkunud ja ma olen seda kõrvalt näinud ja natuke seal osalenud, aga see kõik ma 40-aastaselt ikkagi olen nagu
igas mõttes õpipoiss, et nii, see on hea tunne, sest et kui sa oled nagu väga proff luuletaja, näiteks, et sa teed geniaalseid sonette, näiteks saariarmee ohvitserid pidid vanasti oskama kõik sonetti kirjutada ja nii edasi, see kuulus kultuurse inimese juurde, siis tegelikult sa oled nagu väga hea värsisepp. Aga luuletaja juurde kuulub mingisugune asi, mida ei saa õppida, tehnikat sa saad õppida ja arendada, aga mingisugune vabadus, mingi vaim, mingi see lendamise tunne, et sa oled nii hea. No nagu jällegi või üks võitluskunstidega võrrelda, et sul ei ole vaja enam seda jõudu taha pressida ja et sa ei mõtle nende kombi, et sa lihtsalt liigud ja tunned. Et luules sinna jõuda, see on ka väga raske ja see teeb ebakindlaks. See tekitab sellise korraga suure vabaduse ja samas rahutuse ja ebakindluse tunde. Et ma siis, aga jah, koos Janniga me õppisime üsna palju vist esinemiste kohta ja selle kohta, kuidas neid mõista, aga see on üks väike anekdootlik lugu, Miljoni mängu veel mäletate televisioonist, veel Krooni ajal kirjutatud lugu, nii et seda mulle meeldinud alati ette lugeda, muidugi Janniga koos oleks seda põnevam lugeda, et täna kuulete minu sooloversiooni. Alustagem, kallis Martin, alustagem. 100 krooni küsimus. Kas reputatsioon on A. toidulisand, B. meditsiiniline operatsioon, C. maine, D. tehniline nõue? Ma ei ole selles asjas eriti tugev. Mis asjas? See teema ei huvita mind, see on nagu läbitud etapp, aga kui peaks midagi mis ta võiks olla? No Martin, paku! Küsiks äkki publikult. Nii. Publik pakub 25%, et toidulisand, 25%, et meditsiiniline operatsioon, 25%, et maine ja 25%, et tehniline nõue. Ja ma olen terane küll, aga kohe alguses selline pähkel. Võtame 50-50. Teeme nii, võtame 50-50. Variandid on, kas toidulisand või maine? Ei, kurat, ma võtan raha välja. Sa võid ju ka sõbrale helistada, pealegi pole sul midagi välja võtta. No ja, mingu nagu läheb. Paneme lukku C ja maine. Midagi nagu olen kuulnud, tead. Paneme lukku. Õige, Martin, õige. Vinge, tasus ikka tulla. Nii, aitäh teile. Loodan, et tasus ka sellele väiksele luulehetkele tulla. Järgmine nädal on mul külaline ja järsku me saame selle otse eetris teha, et järsku õnnestub meil kuidagi tehnilised probleemid murda. Nimelt Mihkel Kaevatsi raamatust Võpatus kirjutati hiljaaegu Silvis päris kummaline arvustus. See on tore raamat, järgmine nädal on mul külas Mihkel Kaevats ja me räägime sellest raamatust, luulekriitikast ja loeme ette oma luuletusi ka uuemaid. Nii et peace out, rock and roll.